Tere jälle! Kohalik aeg veerand 10 õhtul. Selja taga on meil pikk bussisõit väidetavalt mööda kiirteed. Tulime Xi'anist Luoyangi, kus me nüüd siis lõpuks läbi raskuste jõudsime. Kiirtee, mis pidi olema ainult 400 kilomeetrit pikk, võttis meil aega 8 tundi. No jah, võib vabandada sellega, et seal vahepeal oli suur tollivärav, mitme kilomeetri pikkused autokolonnid. Miks? Mitte see, et midagi seal nüüd kauba koha pealt, aga kui me Shaanxi provintsist välja jõudsime, siis edasi on väga mägine piirkond, hästi palju sildu. Kõik autod pidulikult kaalutakse üle, suured rekkad, põhiline kaubavool käib seda maanteed pidi ja midagi pole teha, sa pead sellel reisil arvestama selliste raskustega. Ja nüüd oleme jõudnud Luoyangi, meie teekonnal siis juba 3. kunagise keisririigi pealinn. Nagu olen ka vast maininud, et 7, kuigi meil on siin hiinlastega tekkinud eriarvamus, et nemad on väitnud, et ikkagi 6, kuigi nad viisakalt ütlevad, et hea küll, kui te tahate arvata, et 7, siis ka see on korrekt. Aga jääme meie 7 juurde. Siis sellest 7 keisririigi pealinnast me külastame sellel reisil 4, see on meil siis 3. Peking, Xi'an eelmine meie peatuskoht ja siis nüüd Luoyang. Ja homme ootab meid põnev päev selleks, et oleme minemas Longmeni koobastesse. Need on suured võimsad kaljusse uuristatud budistlikud templid või koopad. Käime Valgehobuse templis. Nii et põnevad ajad ees. Kõrval siin on näha, kahjuks ilmselt filmilindile raske jäädvustada. Park on vaatamata hilisele kellaajale täis tegutsejaid, tegelejaid, tantsitakse, tehakse tai chi, mida iganes. Aga just nimelt see, et nüüd Luoyangiga, kui me siit Luoyangist ühel korral edasi liigume, siis väga põnev koht on tulemas ka Shaolin võitluskunstide keskus, kus on välja kasvanud kung fu. Ilmselt võib-olla siin ka midagi taolist harjutatakse. Ei, inimesed plaksutavad ja teevad mingid vastavad harjutus. Luoyangi puhul tegemist jälle miljonilinnaga. Pean täpsustama küll, aga kui ma eelmisest aastast õieti mäletan, homme giid räägib meile täpsemalt, aga suurusjärgus 7-8 miljonit elanikku. Kõik on ilus, nagu siin minu selja taga ka näete, sära, glamuur, autod liiguvad. Mida tuleb rääkida? Üks asi on küll, mida täna eriti maanteel ka nägime, on Hiina liikluskultuur, kui seda nii saab nimetada. Pigem ütleks niimoodi, et see on Hiina liikluse eripära. Kõik sõidavad. Ei vaadata kõrvale, vaid sõidetakse. Ja olenemata liiklusvahendist, kas see on auto, on see jalgratas, on see buss, on see suur veoauto, kõik kulgevad, keeravad ette, vahele, kuidas jumal juhatab. Ja teate, suuri avariisid nagu näha pole. Oleme nagu mõtisklenud, et millest see fenomen, aga ilmselt küsimus selles, et kiirus on väike. Kiirus on väike, linnasõidu kiirus on 30-40 kilomeetrit tunnis ja kõik jõuavad reageerida. Aga pean ka mainima seda, et küsimus on, et see on ka viitab nagu sellise elustiili erinevustele, millise kiirusega meie linnast sõidame. Pean pattu tunnistama, et ka ise vahel sõidan 70-ga Tallinnas ja 70 pealt ei jõua enam reageerida ja näete, siin kõik toimib. Väidetavalt täna just uurisin Hiinas kokku pea 200 miljonit liiklusvahendit. 200 miljonit liiklusvahendit. Ja tõesti, mööda maanteed reisides suuri avariisidega midagi pole. Aga üks oluline fakt veel, ma tahtsin selle linna nime juures mainida. Linna nimi Luoyang, siis sellist fengshu juttu, et on olemas selline loogika neil, kui linna nimes on see yang seal sees, siis see viitab millele? See viitab kas sellele, et linn asub jõe põhjakaldal või mäe lõunanõlval. Kordan üle, kui lõunanõlval, siis vaadake yang sellepärast, et on põhja poolt kaitstud ja saab kõik päikese endale. Ja nüüd, kui jõe põhjakaldal, siis küsimus on lihtsalt selles, et see sui, see vesi seal ees, eks ole, see viitab sellele, et linn asub jõe põhjakaldal. Kui linn asub jõe lõunakaldal, siis tegemist ying lõpuga näiteks oleks Luoyin. Siin siis Luoyang
linn põhjakaldal. Ja korra keerame enda objektiiviga, see on meie hotell, elame 20. korrusel, homme hommikul sööma läheme 25. korrusele ja väga vahva pöörduv restoran 25. korrusel. Siin giid, kes meid vastu võttis, viskas nalja, et pöördub niimoodi, et kui korraks aknast välja vaatasid, siis järgmisel hetkel avastasid, et taldrik on ees sõitnud. Loodan, et asi nii hull ei ole, et näeme ilusat linnavaadet ja nagu näha, kell läheneb 9:30, aga elu linnas keeb. Aga praegu seniks kõik, homme hakkame külastama erinevaid objekte, räägin nendest siis ka järgmistest lülitustest, nii et kõik ilusat teile!